dirigentes Tarmo Letanam. Tere kallid fännid, käes on 2. mai hommikuuga 19. Mis te veel teada tahate? Mis te veel teada tahate? Aga hommikuuga saates räägime niisama mingisuguseid teemasid, mis on hetkel relevant. Annan oma arvamuse, saate ise peas kodudes mõelda enda arvamust, saate mõelda, kas mina jään paska, kas teie mõtlete valesti. See on hommikuuga saade. Kõik saame natukene mõelda, kõik saame natukene lõbutseda. Aga hakkame peale. HD fucking Tanel, HD Tanel, kes on siis tuntud Eesti YouTube'i mängur, striimija, public figure. HD Tanel, teate küll. Tanelil juhtus siis selline asi, et tahtis teha siis kinos Kosmose sihukese mängude laivi, kuna huvi oli suur. Teate küll, HD Tanelit vaatavad väga paljud väiksed lapsed. Eesti meedia küll armastab öelda, et ainult lapsed teda vaatavadki, aga ütleme niimoodi, et suurem osa on lapsi. Ja lapsed tahtsid, et Tanel siis teeks mingisuguse laivi kuskil, mängiks mingisugust mängu ja Tanel mõtles, et aga pohhu, ma helistan siis kino Kosmosele, küsin nemad, mis sellest arvavad ja teeks äkki mingi Outlast 2 mängimise. Outlast 2 on siis first person survival horror video game, ehk siis üks mäng, kus sa pead mingisugused vendi maha nottima ja hoolitsema sellest, et sa ise surma ei saaks. Aga päev enne seda laivi siis tuli Tanelile kõne Tarbijakaitseametilt, mis oli umbes selline. Kuule, see mängude laiv, mida sa korraldada? Pedofil. Kuradi, ma sellega nüüd niimoodi, et seda sa ei korralda. Saad aru? Ja kui sa korraldad, tuleme meie sinna, teeme sulle 10 tonni trahvi, ei ole sul vaja näidata lastele mingisuguseid kuradi, kuidas kirkadega lüüakse päid maha. Ma ei tea, miks mul Mihkel Raua hääl tuli, aga igatahes Tarbijakaitseamet siis keelas talle selle ära, sellepärast et see on natukene liiga rõve meie lastele. Nii, ma ei tea isegi millest ma alustan. Ma alustaks sellest, et Eesti meedia ja Eesti siuke vanem generatsioon vihkab HD Tanelit. Kuidas saab mingi vend mängida mingisugust arvutimänge ja selle eest raha teenida? Kuidas? Kui HD Tanel oleks vastutusvõimeline, oleks ta juba umbes 10 aastat tagasi leidnud omale mingi töö. Siis mõned head artiklid, näiteks 2013, kui HD Tanel üldse nagu mainstreamis relevant sai, siis kas te mäletate seda artiklit? Arvutimängur küsib noortelt fännidelt endale elamisraha. Ja siis PewDiePie, kes on siuke Rootsi lõbus kutt, kes teeb täpselt samasugust contenti nagu HD Tanel, striimib samamoodi, teeb siukseid mänguvideosi. Temal näiteks on net worth $20 miljonit praegu vaatasin. Et mulle tundub see siuke ülespuhutud asi. HD Tanel teeb neid videosi hingega, ta teeb neid armastusega. HD Tanelile meeldib neid videosid teha, talle meeldivad need kommentaarid, mida ta saab. Kogub raha sellega, et ta paneb kogu oma aja sellele striimimisele, sellele montaažile, mängimine, see videote mõtlemine, no kõik need ideed. Kas sa saad aru, kallis inimene, et need ideed ei tule tal lihtsalt ju kuradi laivis, ta peab ju enne midagi mõtlema, et see asi kõlbaks ka ülesse panna. See kõik eeldab natukene ikkagi tööd. Ausalt, käi perse, kes sa arvad, et see internetimängur on mingisugune mõttetu lambi-jobi vend, kes mingi ei tee ja siis küsib noortelt rahana. Ausalt, jobi oled, sina oled jobi peas. Teine inimene vähemalt kuradi mõtleb ja teeb asju, mis teda ennast huvitavad ja näeb sellega suurt vaeva. Samale kui sina oskad ainult kirjutada, et murelikuks teeb, et ta üritab lastelt raha välja pressida. Ma ei oleks sellest teadnud, aga laps küsis raha, et annetada talle. Muidugi keelasin ära. Tegu on täiskasvanud mehega, kes küsib lastelt raha selleks, et ei peaks ise tööl käima. Ühesõnaga, paljude sõnum on nagu ühine, et HD Tanel, mine tööle. No kuigi sellest on nüüd möödas loomulikult 4 aastat, kui see artikkel tuli sellest, et HD Tanel lunib nagu elamisraha endale. Võib-olla nüüd on nagu inimeste arvamused natukene muutunud. HD Tanel vaata kogubki rahas, et sinu kuradi poeg lihtsalt ootab. Su pojal ongi lihtsalt üks vend, kelle videosid ootab. Ta nii väga tahab, et ta teeks mingit pulli. Ta natukene vahepeal ütleks mingi naljaka ropu sõna. Ta tahab siukest asja, tal ongi see lõbus. Ma eeldan, et paljudel ta videotel on taga ikkagi siuke, nagu väike mõttetöö ka. Ja sellest peakski tasustatud saama. See on siis sinu kuradi 6-aastase poisi €1, mida ta sult küsib, aga sina ei ole nõus andma sellepärast, et türa lasta otsigu endale töö. Mitte mingid jobikotid Delfist teevad artiklit. Vaata, HD Tanel jälle lunib raha. Ja kui kuradi regionaalhaiglal on aparaati vaja, mida riik millegipärast kinni ei taha, siis see on nagu andke palun raha, palun andke raha. Küsi riigilt seda raha, mitte ära loni minu käest. Margus Saar peab kuradi 3 tundi tegema ETV-s aega parajaks ja mingit sita ja kelbast ajama, et te saaksite kuradi 200 tonni mingi aparaadi jaoks. Ja lõpuks see raha ikkagi ei jõua õigesse kohta, kes on vaadanud ühte mu vanemat videot. Ja teiseks on siis see teema, et ilge jama Outlast on siis see mäng, kus on igasugune tapmine. Ühesõnaga sa pead selle ellu jääma, mis tähendab seda, et sa pead nagu kedagi teist elimineerima selle asemel, et sind elimineeritakse. Saad aru, vaata, see on nagu suhteliselt keeruline, on nagu
survival, kui see oleks nagu sõbralik umbes, et kuule, aga mine ära, ma survive'in. See ei oleks hea mäng, see poleks enam Outlast'i mäng. Kas te ikka veel arvate, et videomängud mõjutavad lapsi? Aga kõik need multikad vanasti, mida mina vaatasin, kuidas Bugs Bunny saab kuradi mingilt pardilt kurikaga vastu hambaid ja mingi vend paneb talle pumbaga näkku, kas see, miks sellel ajal polnud nagu ühtegi jama, sellepärast, et meil siuksed kuradi perses muldikad on. Fucking hell, kõige populaarsem lugu, mida praegu kõik naglad kuulavad GTA 5 kõrvale, samal ajal kui nad täbi teevad, on Future'i Mask Off, mis laulabki refrään ainult sellest, et mingi vend paneb mallit, paneb painkillereid koos, korraga, aga kõik on ikka maru rahulikud. Ja vaevalt ükski päga sealt HD Taneli laivilt tagasi tuleb selle mõttega, et mine perse, kui ägedalt ta selle pea maha lõi. Kurat, see Martin, kes mind on 3 aastat kusikuks norinud, ma peaks ta enda puukuuri kutsuma. Kui selle lapsel tulevad tõesti mingid siuksed crazy ideed, siis ta kas ongi siuke natkene loko või on kasvatusputsis. Mitte sellepärast, et ta käis HD Taneli Outlast 2 laivil vaatamas, kuidas HD Tanel üritab ellu jääda mingisuguses arvutimängus ja peab selle jaoks mingi venda kirvega pähe lööma. Aga kokkuvõtteks, esiteks, Eesti meedia ja Eesti nii-öelda vanem generatsioon, kes ei jaga väga palju matsu sellest arvuti YouTube'i värgist, vihkab HD Tanelit. Come on, vaadake neid artikleid, mis HD Tanelist on nagu reaalselt viimased 4 aastat teinud. Elu24 küsib, kas noorteidol HD Tanel on pervert. Juba ei ole vahet, kas seal artikli sees on esimene lause, HD Tanel ei ole tegelikult pervert. Inimene hablab selle pealkirja endale lihtsalt aju sisse ja mõtlebki, mine perse, ongi pervert. Ja lähebki järgmine päev, räägib enda kuradi sõbrannaga, et kuule, sul poiss vaatab ka seda HD Tanelit, see on ju pervert. Issand on või? Teiseks, vana meedia vihkab ja kardab uut meediat ehk meid, kes teevad praegu seda YouTube'i värki, kes võtavad praegu klikke Delfit ära, kes võtavad klikke Õhtulehelt ära. Nad vihkavad meid, nad üritavad teha kõike, et seda nime, mainet ja kõike alustada, et kõik mõtlesid ühtemoodi, et ta on ju YouTuber, ta on ju mingi YouTuber, ta karust lunib raha. Saad aru, siin on isegi, HD Tanel ütles, et Tarbijakaitseamet oli neile öelnud, et ettekirjutuses toodi ära ka, et see on alaealiste elud ohtu sellele üritusele Outlast 2 näitamisega. Eesti Tarbijakaitseamet. Meil toimub Eestis nii palju sitta, nii palju igasuguseid sketšisi, illegal business'e, mis absoluutselt jäävad teie nagu vaateväljastist välja. Aga kui HD Tanel teeb mingisuguse asja, mis ei ole nagu tarbimisega isegi seotud, siis lendad sina laivi ja lubad 9600 € trahvi teha, kui vend korraldab enda ürituse või. Nii et sina Eesti Tarbijakaitseametnik, kes sa tõmbasid nüüd HD Taneli kuskile pasa sisse, siis palju õnne, ma loodan, et sa oled oma eluga rahul, ma loodan, et sul läheb elus väga hästi, ma loodan, et sa saad kunagi ametikõrgendust, võib-olla saad hakata isegi kunagi Eesti telemaastikult saateid maha võtma, nagu näiteks Kättemaksukontor, sest minust on pikka aega see saade seal olnud ja see minust täis pask saade. Nii et keep doing what you do, see on tore, et sa väiksest saati mõtlesid, et ma hakkan suurena lihtsalt täis uieriks, noh. Aga lähme edasi. Nüüd see tundus jälle nüüd niimoodi, et keegi tuleb, kommenteerib mulle varsti, et kuule, mis sa oled mingi arvamusliider enda arust või? See Veera Vessu, kes iganes see kuradi lollaks teenager on, kes neid kunagi mäletad, ta panin Hugo videosse ka mingisugusest Biffist uudise, kes paneb üles asju, kui kallid need on ja mida iganes. Igatahes see Biff ütles mulle ka, et ma olen arvamusliider. Mina ütlen sulle nii palju, et mitte ühelgi inimesel ei tohiks olla telefon nutikam, kui tema ise on. Siis Daddy of Five, millest ma rääkisin ühes videos. Kas ma rääkisin sellest eelmise videos? I didn't do that! You tell me what you did! I swear to God, I didn't do that! Jody! Call over your carpet! I didn't do that! Daddy of Five, kus kiusutati seda prillidega Gingerit, tuli siis lõpuks välja, et need 2 tütar ja poeg, prillidega Cody ja Emma, keda siis seal teisest lastest nagu rohkem kiusati, tuli siis välja, et tegelikult ei ole see ema, kes seal videos oli, isegi nende päris ema. Tuli siis välja, et tegelikult on hooldusõigus antud isa kätte, isa on läinud uue naisega elama ja lapsed kaasa võetud. Ma ei taha nagu väga in-depth sellega minna, sest teiseks ma ei viitsi ja teiseks vahet ei ole. Tähtis on see, et Emma ja Cody, keda siis seal Daddy of Five videotes kõige rohkem kiusati, on tagasi oma õige ema juures ja kõik on titi-miti. Et kõik, kes elasid kaasa sellele asjale, siis teadke, et nüüd võite rahus magama jääda, enam ei kiusata mitte kedagi. Ja minu viimane uudis, kuna mul on sitaks kiire ja ma ei taha seda videot väga pikaks ajada, siis mäletate siukest artisti, räpparit nagu Ja Rule. Ja Rule sattus siis sellise asjaga see nädal meediasse, et korraldas siis tema või ta firma siis sellise ürituse nagu Fire Festival,
kuhu oli siis kutsutud hulga kuulsaid lauljaid, Blink 182, igast mingid räpparid, värgid-särid, korralik möll igatahes. Ja see oli Bahama saartel, oli renditud siuke suur ala, kus no selles mõttes paberi peal oli kõik nagu idekas. Sa lähed sinna, sa maksad mingisugune, no seal piletid olid $1000 kuni $5000. Et sa lähed sinna, sa saad omale kuradi mingi toa, kõik söögid, artistid, mitu päeva. Korralik lape ühesõnaga, siuke festival, et paha hakkab. Aga inimesed jõudsid kohale ja mõtlesid, et kuule, mida kuulu, Kuku Luulu, Ja Rule, where you at, räägi, mis teema on, miks see kuradi siuke pasahauk on. Ja lõpuks artistid hüppasid alt ära, sest et neile ei makstud rahasi ära, aga ikkagi see Fire'i tiim nagu mõtles, et aga pohhui, teeme ikka. Aga lõpuks jõudsidki inimesed sinna Bahama saarele kohale, ootasid, et kuradi Frank Ocean tuleb, mängib neile armastusmuusikat ja saavad korralikult möllu panna oma $5000, mis nad maksid seal, et nad saaksid ka omale 200 hotellitoa ja korraliku 3-käigulise söögi ja kõik jutud. Ja lõpuks oli see, et nad läksid kohale, suured kuradi maalapid, kruusa täis, mingisugused pagulastelgid, et jah, Ja Rule, you fucked up, mate, see on päris kole. Ja kes arvab, et tema elu on sitt ja ebaõnnestumisi täis, siis Ja Rule tegelikult peale selle, et see festival niimoodi persse läks, Ja Rule oli kunagi Kiiret ja vihaste algusfilmides ja talle pakuti tegelikult seal filmides veel edasi osaleda, mille peale tema ütles, et ma ei tea, kas te hakkate mulle rohkem plekki maksma või ma lähen vaatan kuskile mujale edasi. Lõppes asi sellega, et Kiiret ja vihaste venad ütlesid, et aga kuule, Ja Rule tõmba siis naaksu ja helistasid Ludacrisile, et kuuled, et viitsid tulema, me teeme väikest autosaadet, et võib-olla läheb hästi nende filmidega ja Kiiret ja vihaste 7. osa teenis 353 ja 6. osa $238 miljonit, siis ma arvan, et Ludacris ei pea enam ühtegi päeva elus tööl käima. Samal ajal kui Ja Rule, kes oleks võinud niimoodi ka sujuvalt seda filmi asja edasi teha Kiiret ja vihaste Vin Diesel ja poistega, siis tema on praegu tead siin 100 millise kohtukeisiga üles, et see festivali pärast, nii et jah. Aga sellega ma tänaseks lõpetangi, andke mulle andeks, kui ma täna natuke liiga emotsionaalne olin mingisuguste teemadega, aga mis sa teed, see ongi tegelikult ju real, kui ma näitan enda sihukest emotsiooni välja, kui mul tõesti läheb korda mingisugune uudis või teema või asi, et jah, mis veel? UG-särgid, kes paljud on mulle kirjutanud, et kuule, ma ei leia internetist üles. Tead, mille pärast internetist ei leia üles vest? Ma ei ole nii meidit veel, et ma saan omale mingit kuradi e-poodi teha. Nii et kes tahab, kirjutage mulle ise, kirjutage mulle YouTube'i, Twitterisse, kuhu iganes, kirjutage mulle täiesti lihtsalt ära mine interneti otsima mingi e-poodi, sest et aga egas midagi, eelmine video lõpp ma kirjutasin, et pange like või teen selle saate outro veel sitema ja sain lõpuks 150 like'i, nii et aitäh kõigile like'ide eest, selle outro teeme tavalise. Huugamiseni!